Asume Tiitel 11 Tallinna ringteel, kilomeeter siis 24,1 kuni 29,6. Siin siis olemasolev sõidutee tehakse 4-realiseks. Seoses sellega ehitatakse juurde ka Juuliku-Tabasalu ühendustee lõik pikkusega 3,3 kilomeetrit. Kõige selle eesmärgiks on muuta siis Tallinna ringteel liiklus ohutumaks ja sujuvamaks. Antud objekti raames ehitatakse välja siis Tallinna ringtee lõik Tammemäe viaduktist kuni Kanamu viaduktini, siis olemasoleva 2-realise tee asemel tuleb nüüd 2+2 rajaga uus kiirtee. Selle raames ehitatakse välja ka Juuliku-Tabasalu ühendustee, mille realiseerumisel saab siis ära kaotada selle Jälgimäe tee fooriga ristmiku. Lisaks teedeehitusele on siin kokku 6 rajatist, nendest 4 tükki Tallinna ringteel ja 2 rajatist uuel Juuliku-Tabasalu ühendusteel. Tallinna ringteel on rajatisteks Saku sild üle Väänajõe ja Karjavärava viaduktid, mille alt siis jookseb Karjavärava tee läbi. Ja Juuliku-Tabasalu ühendustee peal on Juuliku viadukt, neist kõige suurem, mille kaudu siis see uus ühendustee hakkab üle ringtee jooksma ja siis on veel väiksem autosild üle Väänajõe. Sellel aastal on plaanis Tallinna ringteel ära teha uus parempoolne niit Tammemäe viaduktist kuni Jälgimäe foorristmikuni ja enamus Juuliku-Tabasalu ühendusteest, aga liiklus sinna peale plaanis suunata ei ole. Suurimatest ootamatusteks võib-olla tooks välja seesama Juuliku viadukti ehitus, mille käigus oli meil vaja rajada gabariidipiirang 4,5 meetrit. Ennem viadukti mõlemil suunal paigaldasime ka gabariidiväravad ja siis vastavad hoiatusmärgid pikalt ette. Ja tegelikult ega ilma eriveose lubadeta poleks tohtinud sealt ka kõrgemad masinad läbi sõita. Küll aga ehituse käigus juhtus korduvalt olukordi, kus sõideti maha meil gabariidiväravad ja ka sõideti ühel ööl sisse viadukti transpordiavasse, millega kahjustati siis kandetalasid ja muid konstruktsioone. Harukordsemana tooksin välja teekonstruktsioonides kasutatava treenkihi lahenduse. Antud objektil kasutatakse killustiku ja liiva segamist objektil. Ülejäänud objektidel reeglina paigaldatakse kõigepealt liiv, tihendatakse see ära ja siis seejärel killustik, kuid siin on teistmoodi, et siis tuuakse liiv objektile, killustik veetakse peale, segatakse läbi ning alles siis tihendatakse. Järgmisse aastasse jääb siis meie poolt projekteeritav lõik veel, mis on suures plaanis sellest Jälgimäe fooriga ristmikust kuni Kanamu viaduktini, ehk siis mõlemad nii uus parempoolne niit kui vana vasakpoolne niit korda teha ja siis Juuliku-Tabasalu tee peal viadukti pealesõidud. Kohaliku omavalitsuse jaoks tähendab selline suur objekt kindlasti nii positiivset kui negatiivset. Negatiivse poole pealt vast võiks siis välja tuua inimeste kartused suureneva mürataseme üle või vajadus ühistranspordiskeeme ringi korraldada. Teisalt positiivne on kindlasti paranev liiklusohutuse tase ja kiiremad ühendusvõimalused Laagri ja Harku suunal.